olen Liis Luhamaa ja näitan teile, kuidas lõnga värvimiseks ette valmistada, kuidas lõnga vihtida, kuidas vihte siduda ja kuidas villast lõnga pesta. Kui sa ostad poest lõnga, siis see võib tulla erinevas formaadis. Et sa võid selle lõnga saada näiteks kerakujuliselt või ta võib olla pooli peal või ta võib olla vihis. Aga igal juhul tuleb ostetud lõng enne värvimist ära pesta, sellepärast et vabrikust tulnud lõng sisaldab alati rohkemal või vähemal määral ketrusõli. Ja igasugune rasu villa küljes takistab hiljem värvi imendumist. Nii et see tuleb villa küljest maha pesta. Kui veab ja viht on suhteliselt pisikene, nagu antud juhul, siis tuleb see lihtsalt vihipaeltega kinni siduda ja pole vaja vihti ümber kerida. Kui ostetud viht on suhteliselt väike, nagu näiteks see viht, see on võib-olla 3-40 grammine viht, siis sellega ei olegi muud vaja teha, kui siduda talle külge vihipaelad. Ma tavaliselt ei värvi suuremaid vihte kui 100 grammi. Sellepärast, et kui viht on näiteks nagu siin 150 grammine või koguni 200 grammine, siis on seda märjana keerulisem käsitleda. Ta on suur ja raske ja samuti võib juhtuda, et värv ei imendu igale poole korralikult, kuna viht on nii paks. Et selline viht tuleks samuti väiksemateks vihtideks kerida. Ja loomulikult, kui tegemist on keraga või pooli peal oleva lõngaga, tulebki ta kõigepealt vihiks teha. Kui sa ei värvi väga sageli või sul ei ole vaja teha väga suuri vihte väga palju, siis piisab vihi tegemiseks viipsikust. Viipsik on vihi tegemise abivahend ja Eestist saab viipsikuid tellida osaühingult Sujur. Sujuri viipsik on selles mõttes ka tore, et ta tuleb 3 erineva pikkusega pulgaga ja kõigi nende pulkadega saab teha erineva pikkusega vihte. Et kui sul on vaja teha suurt vihti, kus on näiteks 100 grammist vihti, siis võid kasutada kõige pikemat pulka ja pisemate vihtide kasutamiseks võid kasutada pisemaid pulki. Viipsikuga vihti tehes tuleb viht poole pikem umbes, kui on pulga pikkus. Kui ma näiteks tahaksin teha vihti selle keskmise pulgaga, siis kerin pulga külge haarad ja keeran nad niimoodi, et haarad oleksid üksteise suhtes risti. Üks on niipidi ja teine on teistpidi. Kui mul on viipsik kokku keeratud ja tahan tegema hakata vihti, siis võtan oma näiteks lõngakera, panen kera kaussi ja võtan viipsiku vasakusse kätte, kui oled paremakäeline. Ning viipsiku võtan kätte niimoodi, et viipsiku alumine haar on minuga paralleelselt ja viipsiku ülemine haar vaatab mulle otsa. Otsin üles lõnga algusotsa ja hoian seda vasaku käega, mis on viipsiku varre ümber, niimoodi, et lõnga ots jääb allapoole rippuma. Ja hakkan liikuma vasakult paremale, kõigepealt üle ülemise haara otsa, siis alt, ülevalt tagantpoolt ja tagasi alt vasakult. Ja nüüd on teekond ees ja lähed samamoodi edasi. Ülevalt, alt, ülevalt, alt. Alt ja ülevalt, alt. Ja nüüd jätkad niimoodi, kuni oled vajaliku kogu see lõnga omale viipsiku peale viipsinud. Kui ma olen viipsinud nii palju lõnga, kui mul vaja on, siis ma katkestan lõnga niimoodi, et ma saan otsad kokku siduda.
ja teen siia lihtsalt lipsu. Ja enne ma seda lõngavihti siit viipsujuku pealt maha ei võta, kui ma olen sidunud lõngale vihipaelad. Sest kui ma tahan hakata lõnga pesema ja pärast värvima, siis peab viht olema kinnitatud vihipaeltega, et lõng ei läheks pesemise ja värvimise liiga sassi ning et seda oleks pärast võimalik jälle keraks tagasi kerida. Vihipaelteks sobivad kas puuvillased või sünteetilised paelad. Vihipaelteks ei sobi villane lõng, sest villane lõng on märjana nõrgem kui kuivana ja on väga lihtne seda vihipaela kogemata tõstes katki teha. Seevastu puuvillane lõng on märjana tugevam kui kuivana. Ja vihipaelad tuleb siduda suhteliselt lõdvad, et nii pesuvesi kui ka hiljem värvivesi pääseks igale poole. Kui vihipael on seotud liiga kõvasti ümber vihi, siis sinna võib värvimisel jääda heledam laik. Lõikan vihipaelad. Ja sellise pikkusega vihi peale ma paneksin umbes 3 vihipaela, võib panna ka 4. Aga ma arvan, et 3 siia piisab. Ja esimese vihipaela ma seon sinna, kus on mul kokku seotud otsad, see sõlm siin. Ja kõigepealt panen vihipaela ümber terve vihi, kuid selle sõlme jätan vihipaela vahelt välja. Ja seon vihipaela kinni. Ja nagu ma ütlesin, et siis ta tuleb siduda suhteliselt lõdvalt, et pärast lõng, kui ta märjana paisub, ei jääks niimoodi tihedalt ümber vihipaela. Ja need lõnga otsad, mis ma kõigepealt jätsin välja, see on nüüd teise umbsõlmega siia vihipaela külge kinni. Panen vihipaela otsad ümber sõlme ja teen siia teise umbsõlme. Sellisel juhul ma leian alati oma lõngavihi otsad ülesse. Nad ei kao mul ära. Et kui viht on väike, siis neid näeb tõenäoliselt ka niisama. Aga kui viht on juba suurem või tegemist on hästi peene ühekordse lõngaga, siis võib juhtuda, et need otsad kaovad ära. Et nüüd ma tean, et mu otsad on seotud selle vihipaela külge, mis on tehtud terve ringina ümber vihi. Kui mul on vaja pärast värvimiseks teada, kui palju see viht kaalub, ma näiteks korraldan oma töö niimoodi, et ma kõigepealt pesen vihi ja siis kohe värvin ka. Siis pestult ma selle vihi õiget kaalu enam teada ei saa, mistõttu ma pean selle kõigepealt kuivana kaaluma. Ja kui mul on ka näiteks mitu vihti, et ei läheks need kaalud sassi, sest värvimiseks on mul vaja teada täpselt, kui raske mu viht on. Ja siis vihi kaalu tähistamiseks ma kasutan maalriteipi. Võtan siit ühe jupikese ning liimin selle vihipaela külge. Võtan, see on kleepuv pool. Panen ta paelalt läbi ja liimin kokku need kleepuvad pooled. Ja siia kirjutamiseks sobib näiteks tavaline pastakas, ei sobi keelpliiats, aga kõige parem on kirjutada permanentmarkeriga. See püsib peal ja sellega on mugavam sildile kirjutada kui pastakaga. Nii, ja kui mul on üks vihipael pandud, siis ma panen siia veel 2 tükki enam-vähem võrdsete vahemaade tagant. Kui teised vihipaelad ma panen nüüd niimoodi, et ma teen vihi 2. Panen paela ümber ühe poole, teen siia risti sisse, lihtsalt panen paelad üksteisega risti ja panen
paela ümber teise poole vihist. Nii et ta jääb 8-kujuliselt see vihipael siia, et 2 poole vahel on rist tehtud. Ja see on kinni. Ning jällegi tuleb jälgida, et ta oleks suhteliselt lõdvalt. Et ei tasu panna ka liiga lõdvalt, kuna siis võivad vihipaelad pesemise ja värvimise ajal hakata liikuma ja jooksta kõik ühte kohta kokku. Kuid 2 variantist, kas liiga kõvasti või liiga lõdvalt, on lõdvalt sidumise variant parem. Et see ei riku siis lõnga värvimise ajal ära. Nii, ja panen 1 vihipaela veel. Ümber 1 poole, rist sisse ja ümber teise poole. Ning see on kinni. Ja jällegi jääb siuke paras lõtt vihipael. Kui mul on viht vihipaeltega kinnitatud, siis ma võin selle viipsiku pealt maha võtta. Ja selleks tuleb lihtsalt viht tõmmata üle viipsiku otsa. Ja see viht siis on näha, et on umbes poole pikem, kui oli selle viipsiku pulk. Ja siia sildi peale, mis ma panin kõige esimese vihipaela külge, saan ma kirjutada selle lõnga kaalu. Kaalun ära. See lõng sai täpselt 15 grammi, see lõngaviht. Ja siis isegi, kui mul see viht on märg, siis ma tean täpselt, kui palju ta kaalub. Nagu öeldud, kui värvida on väikesed lõngakogused. Näiteks minul siin on just äsja värvisin lõngu 1 Lihula kinda jaoks. Et kõik need kogused olid suht väikesed, kuskil mitte üle 50 grammi, mõned isegi ainult 3 grammi või 5 grammi, et siis täiesti piisab viipsikust. Aga kui ma hakkan värvima midagi sellist nagu rahvarõivaseelik, et praegu siin on mul pool 1 audru rahvarõivaseeliku jaoks vajaminevast lõngast, et siis ilmselgelt viipsimine võtab päris kaua aega. Ja siis on vaja natukene kiiremaid abivahendeid. Ja selleks teiseks vihi tegemise abivahendiks on haspel. Minu haspel on Ashfordi firma oma ja selle haspli eeliseks on see, et ma saan keritava vihi pikkust muuta väga lihtsalt. Et need hasplihaarad siin liiguvad, et tagant kerin kruvi lahti. Siin on märgid sees, kus on, kui ma panen kõik haarad kõige ülemise märgi juurde, siis on haspliring 2 meetrit. Kui ma panen keskmisele, on haspliring 1,5 meetrit ja kõige väiksem haspliring on meeter. Aga samamoodi võin ma teha ükskõik millise vahepealse pikkusega haspli, sest neid hasplihaarasid saab kinnitada ükskõik kuhu. Et kui ma panen siia enam-vähem 2 ülemise märgi vahele need hasplihaarad, siis ma saan umbes 1,70 m, 1,80 m läbimõõduga vihi. Siis Ashfordi haspli juures on hea veel see, et tal on siin all lõngapingutussüsteem. Nii et lõnga ei pea kerimise ajal ise hoidma, vaid selle saab siit pingutuspulkade vahelt läbi juhtida ja saab lihtsalt kerida hasplit ning lõng jookseb ilusti ise. Kui mul on lõngakera, mida ma tahan teha vihiks,
siis otsin üles lõnga otsa ja mina panen lõnga tavaliselt kausiga põrandale, et haspelalaua peal lõng läheb põrandale, et siis ta tuleb ilusti sirgelt siia pingutaja sisse. Ja lõng juhitakse siit pingutaja pulkade vahelt läbi. Panen kõigepealt siit esimesest vahest läbi ja keerutan ta siia pulkade ümber. Ja siis ta tuleb teiselt poolt välja. Ja see süsteem hoiabki lõnga parajal pingul, nii et viht ei jää kerides liiga tugevalt ega liiga lõdvalt. Nii. Ja siis kinnitan lõnga otsa siia ühe haara külge. Lihtsalt see on kinni. Ja saan hakata kerima. Ja on kohe näha, et haspliga läheb töö palju lõbusamalt. Kui mul on suuremad lõngakogused, siis ma kindlasti eelistan hasplit. Ja haspeldan, kuni kera on otsas. Ja viht on valmis. Ja kui mul on paras kogus lõnga haspeldatud, siis jällegi teen lõnga katki. Tõmban selle teise otsa lahti. Ja see on otsad kinni. Lihtsalt lipsuga. Ning siia samamoodi tuleb enne pesu siduda külge vihilõngad, nagu ma sidusin viipsikuga tehtud vihile, aga siia, kuna see viht on suurema ümbermõõduga, ma paneksin 4 vihilõnga. Et esimese vihilõnga külge seon otsad ja siis veel 1, 2, 3 vihilõnga iga haara vahe peale. Lõikan vihilõngad, 2, mul läheb neid vaja 4. Esimese seon sinna, kus on lõnga otsad. Kõigepealt läheb ümber vihi, niimoodi, et otsad jäävad välja. Piisavalt lõdvalt. Ja teise sõlmega seon otsad vihipaela külge. Ja panen siia sildiga, kuhu kirjutan pärast lõngavihi kaalu. Ja veel 3. Teen vihi pooleks, ristan lõngad ja teiselt poolt välja. See on kinni. Ja viimane pael. Ja siis võtan vihi haspli pealt maha, et selle haspli puhul ma lihtsalt libistan ta siit üle otste. Ja on viht valmis. Kaalun ära, palju seda on. 36 grammi. Pane vihi külge kirja. Kui lõng on pooli peal ja ma tahan siit teha teatud kindla kaaluga vihti,
siis ma teen niimoodi, et ma kõigepealt kaalun lõnga koos pooliga ära ja panen kirja, et siin on 962 grammi siin pooli peal. Ja ütleme, et ma tahan teha 50 grammist vihti, siis ma tean, et kui see pool kaalub 912 grammi, siis ma olen siit 50 grammi maha kerinud haspli peale. Nii et kerimise ajal ma aeg-ajalt kaalun oma pooli koos lõngaga ja kerin siis vihti, kuni mul on see 912 grammi siin alles. Pooliga samamoodi, ma panen pooli põrandale, et ta jookseks paremini. Juhin lõnga haspli pingutaja vahelt läbi, seon otsa siia haspli haara külge ja lihtsalt kerin. Kui ma olen liiga kaugele selle pooli pannud, lükkan natuke lähemale, et nii ta tuleks võimalikult otse alt üles haspli juurde. Ja pooli pealt on parem haspeldada, lihtsalt kuna see lõng jookseb paremini, et kera ikka natukene hüppab ringi. Nii et pooli pealt haspeldades saab see haspeldamine päris ruttu tehtud. Vahepeal võin korra kaaluda, kui palju mu pool kaalub. – 939. Nii et natukene veel minna. Et siin on muidugi see oht, et võib unustada ennast haspeldama ja läheb liiga palju lõnga vihi peale. Et seetõttu tuleks ka aeg-ajalt meeles pidada, et on vaja kaaluda. Nüüd läkski paar grammi üle, 908 on mul siin. Aga sellest pole tavaliselt midagi. Katkestan lõnga. Ja kinnitan vihipaeltega. See on otsad kokku. Kui viht on vihipaeltega kinnitatud, võtan vihi haspli pealt maha. Kui unustad sildi panna, et siis sellest pole midagi, et silti saab panna ka pärast seda, kui viht on maha võetud muidugi. Ma näitan seda ka, kuidas vihti ilusasti kokku keerata. Teinekord küsitakse, et kuidas ilusaid kokku keerutatud vihte teha. Ja ega siin muud keerulist ei olegi, et tuleb hakata kerima vihti ühelt poolt ühtepidi ja teiselt poolt teistpidi, kuni on päris tugev keerd siin vihis sees. Ja siis tuleb see viht panna pooleks. Mina tavaliselt kasutan küünarnuki abi, lasen ja lasta tal niimoodi kokku keerduda. Ning siis see ülemine üks aas tuleb üle teise tõmmata. Ja pärast, kui natukene mudida, siis see viht näebki selline ilus välja. Kaalun ära. Ja see viht on 54 grammi. Natukene tuli suurem, kui ma tahtsin. Aga kuna ma panen siia selle kaalu peale kirja, siis ma pärast tean, mis kaaluga ma pean värvimisel arvestama. See viht kaalub 150 grammi, kuid värvimiseks soovitan kasutada kuni 100 grammiseid lõngavihte. Ja kui tegemist on ühekordse lõngaga, siis võib see viht olla isegi väiksem, 50 kuni 75 grammi.
sest ühekordne lõng kipub rohkem värvimise ajal sassi minema. Niisiis, see on mul nüüd 150 grammine viht ja ma tahan selle teha näiteks 75 grammiseks vihiks. Kui ma tahan selle 150 grammise vihi jagada 75 grammiseks vihiks, siis on mul vaja abivahendit, mis hoiaks vihti kerimise ajal pingul. Ja selleks abivahendiks on kerilaud ehk vihihoidja. Mul on siin 2 erinevat vihihoidjat ehk kerilauda. Üks nendest on vanem puidust ja selliseid vihihoidjaid võib sageli leida taaskasutuspoodidest. Neid sealt ostes peaks kindlasti juba poes kontrollima, kas see vihihoidja töötab, kas näiteks kõik kruvid peavad ega ole ära kulunud. Et siin siis ta käib niimoodi vihmavarjuna lahti ja see on stopper, mille paned nii kõrgele kui vaja ja keerad selle siit punni kinni. Nii et teinekord võib juhtuda, et see stopper lihtsalt ei tööta väga hästi, et seda tuleb kontrollida enne ostmist. Teine vihihoidja on selline plastmassist, et neid enamasti leiab lõngapoodidest. Ja see vihihoidja samamoodi käib vihmavarjuna lahti, kui ma vajutan siit seda näpitsat. Et saan lükata just sellise ümbermõõduga ringiks, nagu mul vaja on. Ta kinnitub laua külge. Ja keeran siit hüblikruviga kinni. Võtan oma vihi, mida ma tahan kerida. Ja lükkan vihihoidja lahti. Et peab olema väga hoolikas, et lõng kuskile siia konksude taha ei takerduks. Ja nüüd tuleb üles otsida vihiotsad. Et siin on mul üks ots ja teine ots on siin. Ma tõmban nad lahti ja jätan rippuma, et ma neid ära ei kaotaks. Ja enne kui ma hakkan kerima, siis ma püüan leida otsa, mis jookseks vihi pealt. Et kui see lõng hakkab jooksma siit vihi alt, siis ta ei jookse nii libedasti ja peenikese ühekordse lõnga puhul võib lõng katkeda. Ning kui on vaja, siis ma lihtsalt keeran vihti niimoodi, et ma saaks vähemalt ühe lõnga vihi pealt siit jooksma. Kuidas ma toimin edasi, sõltub sellest, kas mul on vaja see viht jagada täpselt pooleks või saada siit konkreetse kaaluga viht või siis ma tahan seda vihti jagada enam-vähem pooleks. Niimoodi, et mul ei oleks ta nii paks, kui ta praegu on. Kui ma tahan seda jagada umbes pooleks, mul ei ole täpne vihikaal oluline, siis ma võtan oma pealtpoolt jooksva otsa ja haspli ning kinnitan otsa haspli külge. Jooksutan ta siit pingutajast läbi. Ja see on otsa siia külge. Ning hakkan kerima. Nüüd siin on oluline vaadata, et lõng ei hakkaks takerduma konksude külge, mis on sellel vihihoidjal. Ja mõistlikum on ikkagi siduda, kui lihtsalt keerutada. Siis ta jääb ilusti kinni. Ja ei libise lahti.
kui ta jookseb siit ilusasti, siis võivad need haspel ja vihihoidja jääda, aga kui ta hakkab siit katki minema, nagu praegu juhtus, siis tuleks lasta vihihoidja madalamale, nii et ta jookseks otse siia pingutaja peale. Ja selle vihihoidja puhul saab seda ilusti teha siit liblikruvist. Et keeran selle alla. Ja siis see vihist tuleb lõng, jookseb otse ilusti haspli pingutaja peale. Nüüd on oluline enne lõnga otste kinnisidumist juhtida lõng läbi pingutaja, kui see on olemas hasplil. Otsad kinni siduda ja vaadata, kas asi hakkab ilusti jooksma. Et siin võis juhtuda ka see, et see lõng nüüd keeras ennast siia vihi tagumise poole peale, et ta jooksnud enam vihi pealt. Et ma kontrollin selle üle, keeran vajadusel natukene vihti, et lõng ikkagist ilusti jookseks vihi pealt. Ja rippuvate otstega tuleb ka olla ettevaatlik, et need ei hakkaks ennast kuskile pulga ümber kerima. Natuke peitu panna. Ja ühekordne lõng loomulikult ongi peenem ja õrnem ja läheb lihtsamini katki. Et kui on vihist ümber haspeldamine, siis seda tööd tuleb teha aeglasemalt ja tundega. Et iga hetk võib juhtuda, et see lõng seal vihis jääb teiste lõngakihtide alla ja ei jookse enam ilusti. Aga praegu ma sain selle kenasti jooksma. Ja nüüd ma haspeldangi seda vihti, kuni ta on enam-vähem pooleks. Lihtsalt katsun ühte vihti ja teist vihti, kui nad on suht sama ümbermõõduga. Ja lõpetan siis, kui nad tunduvad enam-vähem sama paksud. Ja seejärel kinnitan ühe vihi siin haspli peal ja teist vihti ma ei haspelda ümber. Ma lihtsalt seondasin vihihoidja peal vihipaeltega kinni ja on mul 2 vihti olemas. Kuid ütleme, et mul on vaja väga konkreetset lõngakogust selle vihi pealt maha kerida. Näiteks mul on vaja täpselt 30 grammi mingit värvi lõnga. Siis tuleb võtta kasutusele veel üks abivahend, milleks on kerakerija. Kui ma ei taha lõnga hakata pesema või värvima, ma lihtsalt kerisin mingi koguse lõnga siit vihi pealt maha, siis ma ei pea lõnga kohe vihipaeltega kinnitama. Ma otsin üles lõnga otsad ja seon nad ümber vihi ning omavahel kokku. Jällegi selleks, et ma lõnga otsad alati vihi juurest üles leiaksin. Ja võtan vihi maha. Ja see üks seotud koht hoiab ka vihti mul korras. Et kui ma teen vihi lahti, siis ta on mul nii nagu vaja. Nii. Kui ma tahan aga siit vihi pealt maha kerida mingi väga konkreetse koguse lõnga, näiteks mul on vaja täpselt 30 grammist vihti, siis on mul vaja veel ühte abivahendit, milleks on kerakerija. Kerakerija on selline töövahend ja neid samuti leiab lõngapoodidest. Ning nagu nimigi ütleb, saab sellega kiiresti ja lihtsalt kerasid teha. Ja mida teinekord ei teata, on see, et kerakerijate alus käib maha. Selleks tuleb hoida siit alt kinni ja keerata alust vastu päeva. Ja selle saab siit maha võtta.
et nimelt, kui sa kerakerje pealt võtad juba kera maha, siis kera enam siia tagasi panna ei saa. Aga kui on vaja vahepeal kera kaaluda, et saada mingi väga konkreetne kaal sellele kerale, siis saab kera kaaluda koos alusega ja panna pärast see alus siia tagasi. Et selleks loomulikult peab kõigepealt teadma aluse kaalu. Et see tasub enne ära kaaluda. Ja see alus on 23 grammi raske. Nii et kui ma tahan kerida 30 grammist kogust lõnga selle vihi pealt maha, siis ma teen kera, mis on 30 pluss 23 grammi raske koos selle alusega. Ehk siis 53 grammise kera koos alusega. Panen aluse tagasi ja kera kerimisel võiks lõng tulla vihist enam-vähem otse siia lõnga juhi peale. Ehk siis ma tavaliselt panen vihihoidja teisele poole lauda kerakerijast. Ja lõng viiakse siit juhist läbi, tuleb natuke keerutada, siin on selline keerd sees, nii et ta jookseb vabalt siit läbi. Ja seejärel kinnitan lõnga siia sälgu sisse. Siin on aluse otsas on sälgud, et torkan lõnga siia vahele. Ja kuna tal pingutajat ei ole, siis tuleb ise vaikselt lõnga hoida pingul. Et seda ei tule kõvasti pingutada ja selle pinge saavutab lihtsalt, kui lasta lõngal joosta veidi nurga alt. Jällegi vaatan, et lõng jookseks vihil enam-vähem pealt. Hakkaks ilusti jooksma. Hoian kergelt pinget lõngal peal ja kerin. Nagu näha, siis läheb palju lõbusamalt kui käsitsi kera kerides. Et eriti on sellised töövahendid olulised, kui ma töötan ühekordse lõngaga, mida on palju rohkem meetreid kui kahekordset. Et see lõnga haldus on töö, mis võtab omajagu aega ja on, olgem ausad, suhteliselt igav. Seetõttu vähegi rohkem lõngaga tööd tehes tasub need abivahendid, mida ma tutvustan, muretseda. Et nüüd jälle on lõng natukene hakanud pugema siia vihi alla, et siis jälle pisut keeran vihti, et ta jookseks ilusti pealt. Kuna see vihihoidja jookseb päris kiiresti, siis soovides kerimist peatada, tasub seda teha niimoodi rahulikult ja aeglaselt, sest ta võib ennast väga lihtsalt sinna kuskil ümber kerida. Ja ühekordse lõnga puhul võib see lõng väga kergesti katki minna. Nii, nüüd ma kaalun, kui palju mul siin lõnga on peal. 45 grammi. Ja mul oli vaja koos alusega saada 53 grammi. Seega ma kerin natukene veel edasi. Ma enamasti ei keri päris 53 grammini välja, kuna juhtub lihtsalt, et lõnga läheb natukene rohkem. Seega ma kerin, kuni mul on võib-olla umbes 51 grammi, kui ma õigel ajal kaalun. Ja siis selle lõpu, mõned grammid lõppu ma kerin lihtsalt käsitsi kerale peale. Nii, nüüd on 52 grammi. Ja võin selle kera siit maha võtta. Ning
Selle 1 grammi, mis veel kerida jäi, ma kerin käsitsi, et siis ma saan väga täpselt oma lõngakaalu. Tõenäoliselt tuleb natuke veel. Ja. Nii. Ja on käes. Ning selle kera saan siis omakorda kerida haspli peal vihiks. Natukene rohkem tööd on, kuid niimoodi saan ma suurest vihist kerida täpse koguse lõnga maha. Kui lõngad on ilusasti vihtideks tehtud ja korralikult kinni seotud, siis võib neid hakata pesema. Ja mina kasutan pesemiseks leotuspesumeetodit. Ja leotuspesu puhul ma ei liiguta lõngu pesuvees praktiliselt üldse, et ma kasutan hästi kuuma vett, kuskil 55–60 kraadist vett. Mina saan mõõta vee temperatuuri oma vedeliktermomeetriga. Praegu ongi mul siin 56 kraadi. Kui sul vedeliktermomeetrit ei ole, siis võid lihtsalt võtta hästi kuuma vee. Nii kuuma, kui sul kraanist tuleb. Ja 55–60 kraadi on juba sellise temperatuuriga vesi, kus sõrme naljalt sees ei hoia. Et need kraadid ei pea olema nüüd mõisa peale täpsed. Aga see vesi peab olema tõesti kuum, et ta lahustaks ilusti villa küljest rasu ära. Pesuvahendiks sobib villale näiteks villa šampoon, kuigi mina kasutan enamasti ökonõudepesuvahendeid. Villa pesuvahendi puhul on oluline see, et ta oleks nõrgalt happelise pH-ga, sest aluseline pH kahjustab villakiudu. Kui villapesuvahendid on mõeldud villast esemete pesuks, siis ökonõudepesuvahendite eeliseks on see, et nad on kontsentreeritud ja odavamad ja nende pH on villapesuks sobilik, ehk siis nõrgalt happeline. Ja sobivad kõik ökonõudepesuvahendid, nii tavalistes poodides müüdav Neutral kui ka spetspoodides saadavad Ecoveri või Soneti või Sodasani nõudepesuvahendid. 10 liitris vees pesen ma kuskil 250–300 grammi lõnga. Kui lõng on rasusem, siis ma võtan vett rohkem, kui ta näeb kohe selline väga määrdunud välja. Ja kui lõng läheb puhtam välja, siis võib võtta vett vähem. Nii et mul on siin haspeldatud ja kinni seotud natuke üle 100 grammi lõnga ja selle jaoks ma võtan umbes 4 liitrit kuuma vett. Kasutades lõngapesuks ökonõudepesuvahendit, võtan ma seda 10 liitri kohta 1 supilusikatäie. Nii et kui siin on mul umbes 4 liitrit vett, siis ma võtan pisut vähem kui pool supilusikatäit nõudepesuvahendit. Alati kasutan ma lõngapesu pesemisel kindaid. Esiteks sellepärast, et see pesuvesi on väga kuum, aga teiseks sellepärast, et kaitsta oma nahka ja oma tervist. Siin on mul mõõdulusikad. See on pool supilusikat, nii et ma seda päris täis ei pane. Ja pesuvahend tasub vette panna alles siis, kui vesi on juba ämbrisse ära mõõdetud, mitte sellel ajal, kui sa lased kraanist vett ämbrisse, sest selle tulemusel hakkab vesi väga vahutama ning seda on lihtsalt pärast tüütum lõngast välja loputada. Pesuvahend on vees. Ja nüüd polegi muud, kui võtan oma vihid. Kerin nad vajadusel lahti.
ja surun siia vette. Pigistan kergelt läbi, et pesuvesi läheks ilusti lõnga sisse. Ja nüüd on juba näha, et see vesi on muutunud häguseks ja määrdunuks ning et rasu hakkab lõnga küljest lahti tulema. Ja rohkem ma midagi ei teegi praegu. Nüüd ma jätan selle lõnga likku umbes tunniks ajaks ja seejärel loputan lõnga. Kui lõng on olnud tund aega leos, siis pigistan ma sellest pesuvee välja. Ja villase lõnga puhul on oluline just ainult pigistada, et mingil juhul ei tohiks märga villast lõnga väänata, kuna märjana on villane lõng suhteliselt nõrk. Ja teised vihid samamoodi. Lihtsalt pigistan suurema osa pesuvett neist välja. Ja nagu näha, siis on see vesi suhteliselt hägune. Selle saab ära valada ja võtan loputusvee. Kuna lõngad on siin pesuvees juba tund aega seisnud, siis see vesi jahtub selle ajaga maha. Nii et loputusvesi võib olla lihtsalt soe, et see ei pea enam olema kuum. Ja tavaliselt ma teen 2 loputust, et pesuvahend siit lõngasest kätte saada ning loputused ma teen samamoodi leotades. Panen lõngad loputusvette ning lasen neil seekord umbes pool tundi liguneda. Ja kui üks loputus on tehtud, siis teen teise samamoodi. Ning loputuseks kasutan enam-vähem sama kogust vett, mis ma kasutasin pesemise puhul. Kui lõngad on ka loputatud ja olen nad loputust veest välja võtnud ning siit suurem osa loputusvett välja pigistanud, siis võib nad lihtsalt kuivama riputada. Aga mina tegelikult kasutan ka tsentrifuugimist selleks, et kuivamist kiirendada. Selleks ma võtan pesukoti ja panen lõngavihi pesukotti. Kui mul on vähe vihte, siis piisab ühest väikesest vihist, aga kui vihte on rohkem, siis ma kasutan mitut pesukotti ja siis on nad ka suuremad. Ning ma tsentrifuugin neid pesumasinas kõige madalamatel pööretel. Kui ma tahan lõnga kohe peale pesemist värvima hakata, näiteks mitte samal päeval, aga järgmisel päeval, siis ma ei kuivatagi lõnga vahepeal. Ma jätan ta teise loputusvette kuni järgmise hommikuni, siis pigistan suurema loputusvee välja ja kohe värvin, sest enne värvimist peab lõng olema korralikult märjaks tehtud, muidu jääb värv ebaühtlane. Aga kui ma tahan lõnga päris ära kuivatada, siis ma enamasti seon 2 lõngavihti kokku ja siis on neid hea riputada ja nad kuivavad paremini kui nii, kui ma panen ühe lõngavihi niimoodi paksult üle kuivatusnööri. Ma ütlen ka paar sõna puuvillase ja linase lõnga pesemise kohta. Et praegu kõik see jutt käis villase lõnga kohta. Nimelt tuleb puuvillase ja linase lõnga puhul kasutada teistsuguseid pesuvahendeid. Et kui villale sobivad happelise pH-ga pesuvahendid, siis puuvillasele ja linasele ja teistele taimekiududele vastupidi sobivad aluselise pH-ga pesuvahendid ja happeline pH võib kiudu kahjustada. Nii et puuvillase ja linase pesuks tuleks kasutada neid samu pesuvahendeid, millega sa pesed oma puuvillast pesu. Ja puuvillane ja linane ei karda üldsegi kuumutamist, nii et nende pesuks võib kasutada veel kuumemat vett kui villa puhul.
aga samamoodi kindlasti tuleb nii linane kui puuvillane lõng enne värvimist pesta, sest ka need lõngad sisaldavad õlisid, mis takistavad pärast värvil imendumist. Lõnga kuivatamisel õues on oluline silmas pidada, et lõng ei oleks otsese päikesevalguse käes, sest see lõhub villakiudu ja lõnga tuleb kuivatada, kuni ta on täiesti kuiv, et mitte panna niisket lõnga kilekotti seisma. Ning kui lõngad on vihiks tehtud ja pestud, siis ei olegi muud, kui saab hakata neid värvima.